Nii, tere ja hakkame siis täna tegema midagi magusamat ja midagi hapukamat. Teeme koos kollageeniga ühte mõnusat kooki. No päris ausalt, ega enamus tegelikult ei arva ära, kui vana ma olen, sellepärast, et ma tarbingi igapäevaselt kollageeni. Et ma näen välja nagu täielik babyface, aga see on tänu just sellele tootele, see on mul lemmik. Saame teha ilusa naha, hea söögi ja nautida kõike, on ju. Nii et alguses teeme kohe muretaigna valmis, teeme muretaigna põhjaga koogi. Selle jaoks ma võtan siis twisterkannu ja ma panen siia külma võid. Kusjuures ma olen täiesti loobunud köögikombinist, ma kinkisin selle emale. Ja ma kasutangi nüüd ainult blendrit. Siis paneme jahu. Nii, siis suhkurt siia. 2 supilusikatäit. Natukene Himalaja soola. Ja 1 muna. Nii, ja miks mulle see kann väga meeldib, on see, et ma saan pöörata samal ajal, kui ma segan. Nii et ma panen rahulikult pulseerimise peale. Natuke pulseerin. Jälle. Ja kui jääb kinni, saad natuke segada. Väga hea. Ja siin on ka parem, mis on parem kui köögikombinil, on see, et ma ei pea seda üle töötlema. Jällegi või rahulikult siin seguneb, muna samamoodi ja nii, väga hea, juba ongi valmis, laseme ta korraks kätega üle, sõtkume ta korraks ära. Ja muretaigna puhul siis mitte liiga kaua töödelda, et muidu see või sulab täitsa ära ja siis ei jää seda muredust sinna. Paneme ta ilusti toidukile sisse ja läheb ta meil külmkappi tahenema. Nii, natuke laiemaks, taheneb kiiremini. Nii, ja läheb külmkappi. Nii, ja nüüdseks on meil see taigen piisavalt külmkapis olnud, me võtame ta välja ja rullime ta laiali ja paneme ta siis küpsetuse vormi. Aga jällegi ilusti tahkunud, väga hea. Me paneme ahju ka kohe sooja, ahi läheb siis 180 kraadi juurde ja ülevalt alt küpsetus. Nii, ja kuidas kõige lihtsam seda rullida on, võtan 2 küpsetuspaberit ja ma panen need küpsetuspaberit või taigna küpsetuspaberite vahele, et me peaks ekstra veel jahu kasutama. Nii, teise paberi ilusti peale, natuke lapikumaks juba ja saab rahulikult rullida. Kui sa tunned, et sul hakkab ta liiga palju liikuma, siis sa võid samamoodi panna siia või sa võid siia panna lihtsalt näiteks paberi alla, et ta nii palju sul ringi ei liiguks. Aga kui sa saad ilusti hakkama, siis on kõik väga hästi. Sellepärast ongi paberi peal teda niivõrd hea teha, et paberi peal ta on lihtsam transportida tööpinnalt sellele alusele. Et kui sa tahad, sa võid muidugi ka kasutada väiksemaid nõusid ja väiksemaid vorme, aga otseselt, kui sa ei taha nii palju nikerdada, siis see on nagu lihtsam ja kergem valik. Nii, väga hea, kõik on just ühtlane. Siis võtame selle pealmise paberi ära. Ma tõstan otse nüüd ta siia aluse peale. Nii, nüüd ma vooderdan siit ilusti ääred ära. Aga nüüd, kui ma olen selle ilusti siia vormi sisse pannud, siis saab rahulikult need ääred ära lõigata ja teeme kahvliga väiksed augud sisse, et ta liigselt kerkima ei hakkaks.
Nii, väga hea. Ja paneme siia küpsetuspaberi peale ja paneme küpsetuskuulid sisse. Kui sul küpsetuskuule ei ole, siis sa võid kasutada riisi, tatart, kruupe, mida iganes. Peaasi on see, et ta oleks sul ilusti kataks selle vormi ära, et kääred ei hakkaks alla vajuma ja kõik oleks korras. Siis lõikame kääridega üleliigse ääre ära, et ahjus õnnetust ei juhtuks. Kes see seda pärast, ma ei tea, muidu põlevat kooki ikka tahab. Ja läheb siis meil ahju selline 15-20 minutit umbes siis kuulidega, siis võtame kuulid ära ja küpsetame, kuni on kuldpruun. Nii, ja praegu siis ahi piuksub, vaatame, mis siin toimub. Nii, väga hea. Põhi on korralikult küpsenud. Me tõstame nüüd kuulid pealt ära. Ja paneme ta uuesti ahju, kuni ta läheb ilusti kuldpruuniks ja siis saame edasi liikuda juba täidise peale. Nii. Nii, ja nüüd meil sai põhi valmis. Võtame ta ahjust välja. Rahulikult jahtuma. Ja samal ajal, kui ta jahtub, me saame hakata valmistama juba täidist. Selle jaoks ei lähe sul midagi väga paljut vaja. Ja täidise jaoks me võtame siis jälle miksri, me paneme siia toasooja võid ja siis lisame siia natukene kohe seda sama kollageeni segu. Seda läheb meil siia siis 35 grammi. Ja alguses tundub, et mida ma siin mikserdan, on ju, et siin on ainult või ja kollageen sees, aga natuke laseme lihtsalt sellel kollageenil seguneda selle sama võiga, et ta seguneks meil pärast kergemini ära. Nii, ja kui meil on see ilusti siin ära segunenud, ta on siuke mõnusaks paksuks pastaks läinud, siis ei olegi muud, kui me lisame siia sidrunikreemi. Kui sa ei tea veel, kuidas sidrunikreemi valmistada, siis mine vaata mu sidrunikreemi videot. Aga paneme siia sidrunikreemi mõnusalt sisse ja laseme ta uuesti läbi. Nii, ja siis uuesti mikserisse. Ja eriti seda kollageeni ma armastan sellepärast, et see on astelpaju ja sidrun. Eestimaine imerohi on tegelikult astelpaju ja ega see kollageen üldse nagu on üldse väga ilus. Nii, nüüd ta läheb ilusaks kreemiaks. Igaks juhuks ma võtan ta korraks siit välja ja ma lasen ta veel kergelt üle. Ja kui sa kardad, et ta on siia servadesse või külge jäänud, siis sa võid samamoodi ka ta spaatliga korraks läbi tõmmata. Nii, ja siis lasen ta korraks veel mikserist läbi. Nii, ja siis on valmis. Nii, ja siis me võtame selle siit ära ja täidame meie koogiga, et ta on mõnusalt kreemias, hea paks kreem, annab mõnusat maitset ja muidugi seda kollageeni, mida ma armastan. Et kasulik ja hea, et selles samas kollageeni segus on tegelikult ka väga palju C-vitamiini sees, mis on eriti hea, eriti praegusel ajal on ju. Lisaks sellele sidrunile, mis me juba siia sisse panime. Siis me tasandame ta ilusti pinna peale ära ja paneme ta korraks külmkappi. Samal ajal, kui ta külmkapis on, me liigume edasi pesee peale. Et teeme siia pesee peale. Ja pesee puhul on siis see, et seda ma soovitan panna peale vahetult enne serveerimist. Ehk siis siin on munavalged, mis sellest sidrunikreemist üle jäid, mis annavad samamoodi sellele kogu sellele mõnusale
taaskasutusele ka käigu sisse, on ju, et munavalgeid ära ei viska, vaid lähevad uuesti siia kreemi sisse. Ja siis paneme siia natukene ka soola sisse, enne kui me mikserdama hakkame, ja vanillikauna seemned. Nii. Ja läheb meile siia vanillikauna seemned veel sisse. Mõnusalt vanillimaitset. Aga ära kauna ära viska, pane purki alles, saad kasutada näiteks kas või panna kota maitsestamisel või mida iganes. Kas või crème brûlée, on ju? Nii, ja siis paneme ta siia miksrisse, vispel otsa ja laseme tal alguses natuke käia, väga kiiresti kohe ei alusta, sellepärast et muidu munavalge niidistik hävineb ja siis see vaht ei ole nii hea, kui ta võiks olla. Nii, natuke on töötanud, paneme kiiremaks. Nii, meil hakkab tekkima siin hea valge vaht, siis me saame hakata edasi liikuma ka suhkruga. Paneme siia suhkru sisse lusikaaval ja paneme ta täiskäigul edasi. Nii, vahepeal ma vaatan, mis ta teeb siin. Veel ei ole kõva vaht, praegu on suhteliselt vedel veel, nii et natuke läheb veel aega. Õige pesee on siis mõnusalt läikiv, ilus, kreemine ja õhku täis. On ju? Nii, läikiv, teravad tipud. Väga ilus. Valmis. Nii, nüüd võtame siis koogi uuesti kapist välja, aga enne serveerimist võiks ta sul olla siis siuke kuskil pool tundi toatemperatuuril, et sidrunikreem saaks natuke jällegi soojeneda ja see kreem saaks mõnusalt kreemiaks, et ta ei oleks liiga külm. Aga siis paneme siia pesee peale, sa võid ka teda pritsida, kui sa tahad, aga siuke mõnus, robustne. Nii. Ja siis ajad teda natukene rohkem laiali. Just ühtlaselt siia äärtesse. Nii, ja siis veidike siukseid teravamaid tippe või kuidas sa seda serveerid, see on täiesti nagu sinu enda teha. Minule siuksed natuke teravamad tipud ja selline. Ja viimase asjana siis kasutame leegipõletit ja paneme selle kaunitari põlema. Rahulikult lased teda natuke pruunimaks. Ja siis jälle pruunistame ta ilusti ära siit kergelt. Ja valmis see kaunitar ongi. Nii, mõnusat nautimist, kollageeni, näonahk läikima. Ja kõik hästi, on ju? Davaiks, tšau! Nii, ja sa arvasid jälle, et on kõik või? Ei ole. Et selle jaoks, et sa saaksid seda mõnusat kooki teha, loosin ma välja sellise mõnusa komplekti. Jällegi 2 kollageenisegu ja 2 Be Healthy segu. Üks sulle, üks su sõbrale, kui sulle meeldib jagada. Aga selle jaoks, et võita, läheb sul vaja jällegi subscribe'ida minu kanalit, liituda minu Facebooki grupiga ja järgneda mulle Instagramis. Kui sa oled juba neid kõike teinud, juba osaled. On ju? Davaiks, tšau!